Tere õhtust, lugupeetud kuulajad koha peal ja arvutiekraanide taga. Mina olen Leo Luks ja täna esinen teile teise loenguga plaanitud 6-loengulisest loengusarjast Eesti kirjanduse kadunud kodu. Ja esimene loeng oli meil siis veebruari keskel, kus me ka fenomenoloogilisest filosoofiast tööriistu laenates vaagisime kodususe probleemi niimoodi üldisemalt. Ning nagu lubatud, täna siis on plaanis liikuda kirjanduse käsitluse juurde. Ja meenutuseks ka eelmisel korral näidatud loengusarja, sellise minisarja võiks siis öelda plaan. Oleme siis plaaniga jõudnud teise loenguni. Ja võib niimoodi eeltutvustuseks öelda, et see tänane loeng on ka küllaltki niisugune laia haardega või niimoodi laia sammuga liikuv, selline ülevaatlik teemat ülevaatlikult käsitlev, aga edaspidi siis järgmistel kohtumistel on juba kavatsus rohkem süveneda, keskenduda niimoodi vähemale materjalidele ja muutuda rohkem niimoodi sissevaatlikuks, võiks öelda. Ja muidugi siin, eks ole, koha peal kodus olijatel nüüd seda privileegi pole, aga koha peal olijad võivad siis ka küsimusi sekka ja vahele öelda, et sellest ma ära ei kohku, vähemalt ma nii loodan. Ning teine asi, mida võiks meenutuseks tutvustada, mida ka eelmisel korral sai näidatud, et see loengusari tugineb tegelikult siis küll pooleli oleval ja lõpetamata sellisel uurimistööl, lõpetamata selles tähenduses, et nii mõnigi ka täna piiritletav alateema on niimoodi isegi korralikult läbi kirjutamata, aga ka see, mis on läbi kirjutatud, on, nagu te näete, üks selline joru artikleid ja oleks ilus või oleks niimoodi klassikaline humanitaarne väljakutse oleks see siis monograafiaks vormistada, mida ma pole jõudnud või pole olnud jõudlust teha. Tänane loeng keskendub siis, siit ja sealt on muid noppeid ka muidugi, keskendub siis ühele artiklil Eesti kirjanduse kadunud kodu aastast 2014 keeles ja kirjanduses. Mul on see keel ja kirjandus ka kaasas ja hulk igasugu muud näitematerjali, et me katsume mitte ainult muidugi teoorias niimoodi sorida, vaid juba ka ikka näiteid ja Eesti kirjandusel kõlada lasta, sest on ju ikkagi käimas Eesti raamatuaasta, mida kõik head Eesti raamatuaastad kõigile ja homne naistepäev on võib-olla niisugune intiimsem perekeskne püha, aga järgmise nädala reedel on ju emakeelepäev ja kuna ma enne see loengut vahepeal ei pea, siis head emakeelepäeva juba ette meile kõigile. Et me, kes julgeb, võib ka etteütlust kirjutada. Et mul on see keel ja kirjandus ka kaasas ja see on siis selline ilus ja helge mälestus. Ma saan aru, et siin ka Vaba Akadeemia eestvedajad on minuga olnud kaudselt seotud, kuigi me siis ei tundnud üksteist, et õnnestus mul isegi sellist tähelepanu äratada, et Kultuurkapitali artikli auhind pälvida selle sinatse artikli eest, mida siis täna, mille mõtted hakkavad siis täna lahti rulluma. Ja kuigi see artikkel on ammuaegne, siis nüüd vanu käsikirju üle lapates ja ka julgustuseks kaasa võttes nägin, et väga palju mõtteid on ka välja jäänud, sest mulle omaselt ma kirjutasin hästi pikalt, palju pikemalt kui artiklisse tohib, kui sisse võetakse ja siis see, mis ilmus, oli selline väga karmi lühendamise tagajärg. Nii, mis siis nüüd on muidugi hoiatuseks, jõuame tänase loengu plaanini ja hoiatuseks võib muidugi seda öelda kuulajatele, et tegelikult võib karta, et kui te esimest loengut kuulnud ei olnud, siis võib olla mõningaid lünki arusaamises, eriti selles teooria osas, mis ma räägin. Nii et see on ju üldine akadeemiline ka
olukord, et kui ma ka filosoofia kursused annan, et siis tulevad inimesed seminari, keda nagu muidu nähtud ei ole, noh, seminar on kohustuslik ja kurdavad, et kõik on nii keeruline ja võõras, eks ole, aga siis tegelikult see rangus meil siis leeveneb, edasisi loenguid, kui te 2 esimest olete läbi kuulanud, edasi võib ka noppida ükshaaval, seal ei ole see selline seos nii tihe. Meil on siin siis 3 mõttelist alateemat, olen moodustanud, välja kuulutanud, vaatame kunstikogemust, püüame siis, ma püüan niimoodi piiritleda või visandada hästi sellise, mitte pedantlikult hakata nagu juuksekarva lõhki ajama, kunstikogemuse eripära, erinevuses argielust, argikogemusest, sest eelmisel loengul mäletatavasti me selle argikogemusega hästi pikalt ja põhjalikult tegelesime juba. Ja siis sellise nagu vastandhüpoteesi või võimalusena vaatame kodusust kirjanduses või koduse kirjanduse võimalikkust või neid jälgi, mis selle kohta on ka eesti kirjanduses, ning siis juba 3. alateema oleks nagu kogu meie loengukursuse juhtmõte, eesti kirjanduse kadunud kodu, mille kohta siis esitan teatava ülevaatliku tüpoloogia koos näidetega, mis on ka muidugi välja nopitud suurest loetud läbi uuritud omal ajal materjalist. Niimoodi siis on plaanis. Ainult ühe slaidi piires kordame üle, meenutame eelmisel korral räägitud, sai räägitud ju palju üht kui teist, aga sellised põhilised pidepunktid, mis välja tulid jutust või sellised olulised väited, olid siis sellised, et võttes appi fenomenoloogilise horisondi, kogemushorisondi mõiste, erinevalt sellest kogemuse fookuses olevast intentsionaalsest objektist, sai väidetud, et kodusus on kogemushorisont, mis koosneb või mille see horisont siis laotub laiali ruumilises ja intersubjektiivses sfääris. Jah, et on teatud tuttavlikud ruumisuhted ja kodukaaslased. Kodutus aga on siis oluline, tähelepandav, oluline ja ajaliselt ikkagi püsiv, mitte ainult korraks vilksatav kodusushorisondi tõrge. Ja horisontide tõrkest ja tõrgetest me vaata ka ju päris pikalt näiteid eelmisel loengul sai toodud. Ja kõige lihtsamalt öeldes siis, eks ole, tähendab see seda, et horisont, mis loomulikult toimides on nähtamatu või me elame selles niimoodi, ta on taustal, tegelikult küll ka nagu teenides või võimaldades neid kogemusi, neid esemeid, mis meie kogemuse fookuses on, aga tõrke korral ta muutub nähtavaks, muutub objektiks, no näiteks see oli meil see kuulus Heideggeri näide purunevast haamrist, mis töötades või terve olles neeldus meie töötamiskogemusse, aga kui puruneb, siis, eks ole, enam meid ei teeni ja siis võib hakata teda vaatlema, mõtlema, mis tast saab ja võib-olla isegi kurvastama, kui ta oli selline meile armas pikki aastaid teeninud tööriist. Nii, aga see siis kõik oli eelmisel korral. Nüüd siis jõuame siis kunstikogemuseni ja muidugi kitsendades veel, seal on ka olulisi erinevusi, olulisi kogemuslikke erinevusi kindlasti visuaalkunstides, muusika puhul ja meie siis keskendume kirjandusele, seda enam, et neid ütleme näiteks muusika filosoofilisi peensusi ma isiklikult ei tunne, et neid siin hakkaks eritlema. Aga muidugi päris palju, mis ma siin õhku viskan, väidan, et ei ole nüüd kitsalt kirjandus spetsiifiline, vaid võiks siis kehtida või võiks julgeda üldistada ka laiemalt kunstile üldse. Ja meie siis, mis võib olla ka oluline, on selline
poeedi positsioon, eks ole, loominguline selline loomekogemus, millel on ka kindlasti oma kummalisus, oma eripära, oma vaevalisus, sellest on ka palju ja huvitavalt kirjutatud, aga meie keskendume siis lugeja positsioonile või vastuvõtule siinkohal. Et me loeme koos eesti kirjandust, eks ole, mõtestame seda ja niimoodi siis seda positsiooni pidi üritame edasi liikuda. Ja niimoodi need mõtted, mis siin hargnevad ja loodan tõesti, et ma teen seda hästi üldjoontes ja pedantlikult ei lähe, vaat mul on selle kohta ka niisugune nagu teatud tüdimus, võib-olla see hakkab juba üle minema, aga kui ma siin kuskil nii 15 aasta eest kirjutasin ja kaitsesin doktoritööd, enne seda hakkasin nagu selle poole liikuma, siis hästi palju oli sellises jooksvas kriitikas kuni kaitsmiseni välja just sellist pedantlikku metodoloogilist kriitikat, kuna sisu oli nii spekulatiivne, eks ole, uurisin negatiivsust kirjanduses, sisukriitikat, mis seal ikka teha, et kuidas see kirjandus ja kuidas see kirjandusfilosoofia ja kõik seda pedantlikke eritlusi võib lugeda minu monograafiast nihilism ja kirjandus, mis ma veel üldisemalt mõtlen, aga siin ma olen teinud väikse kitsenduse ikkagi käsitlusse ka. Ja 2 allikat, mis siis seda väikest ülevaadet kannavad, oleks järgmised. Meile juba tuttav mees Martin Heidegger ja eesti keeles ilusti olemas, väga huvitavalt ja hästi tõlgitud, just lugesin ka üle, nüüd sellise pilguga Ülo Mattiuse tõlketöö, Martin Heideggeri kunstiteose algupära. Algselt aastal 36 ette kantud, mis oli siis väga, laseme sellega tutvumiseks ringi käima, mis oli siis väga selline pöördeline või üllatus tekitav tekst Heideggerilt, kes oli ju olemise ajaga ikkagi nagu selline fundamentaal, fenomenoloogiline projekt ikka inimelu läbivalgustada ja nüüd hakkas siis juba 30-ndatel hakkas kunstiga dialoogi pidama, muutus ise ka väga poeetiliseks, see keel seal muutub tal ja et selline nagu filosoofilist-teaduslik rangus hakkas kaduma tema mõtlemisest. See on siis esimene allikas, mida võib eesti keeles soovitada ja teine allikas on artikkel Wolfgang Iseri. See pilt on nüüd niimoodi mul natukene venitamise teel on ta selline, eks ole, natukene tundub, et tal on nagu, sellel Iseril on tohutu pikk pea, aga see on natukene lihtsalt selle paigutusega ka. Artikkel lugemine, mis on siis ilmunud Akadeemias juba 1990. Praegu numbrit peast ei oska öelda, aga siin ühel järgneval slaidil tuleb täpne viide ka, kui mul selleks ruumi on. Nii et see on siis ka eesti keeles juba ammu ilma olemas selline käsitlus. Nii, ja mis siis nende varal väita võib? Kohe vaatame. No hakkame siis pihta hüppelauana piiritleme veel kord argielu ja siis vaatame, mismoodi siis kunstiline kogemus, kunstiteose vastuvõtu kogemus, eks tema lugemise kogemus, tema vaatamise kogemus, kui ta õnnestub, eks ole, et mismoodi ta siis erineb. Ma olen öelnud karikatuur, see tähendab, et siin on nüüd nagu argielu argisust on niimoodi seletuslikul eesmärgil võimendatud, eks ole. Nüüd, jah, fenomenoloogilisest impulsist lähtudes kõik käib läbi tähenduste või ütleme, tähendusloome on inimelus keskne, nii et argielu tegelikult, kui argielus ringlevaid tähendusi analüüsida, me saaksime ka teatavad lood, lugude põimingud, mingisugused sellised argised, triviaalsed, eks ole, elulood, meie elulood, nagu nad laupäeva õhtutigi lavastuvad. Ja me elame nendes vahetult ja nüüd niimoodi, kuigi mäletame, et Husserl või selline Husserli stiilis fenomenoloogia rangelt väldib vaidlust, et mis on tegelik, mis on näiline, kõik kogemused on läbi elatuna tegelikult, aga ütleme argielus ikkagi sellele argisele
igapäevaelus lahti rulluvatele lugudele me omistame tegelikkuse nimetuse. Noh, erinevalt siis mingisugustest väljamõeldistest või siis noh, kunstist muidugi ka, aga on ka igasugu muid, eks ole, on ka igasugu muid lugusid, millele me mida me kogeme siis teisiti, eks ole, millele me tegelikkuse printsiipi ei rakenda. Nii, argielulises kogemusvoos keel ise, me võiksime keelt ka horisondiks nimetada, ta teenib, eks ole, tähenduste kandjana, ta toob asjad meile, igapäevaelulised asjad meie juurde, me kogeme justkui neid asju endid ja see, et me tähenduste kaudu neid nimetame, vahendame, see protsess jääb kõik, eks ole, noh, taustale. Me seda niimoodi ei analüüsi, ei filosofeeri selle üle, muidu see ei olekski enam mingisugune argielu. Keel jääb nähtamatuks, võiks poeetiliselt öelda. Ja kui me mäletame seda panust, mis eelmisel loengul Heidegger sellesse argielu analüüsi, kõige olulisem panus seisnebki tal selles, et kui selline klassikalisest filosoofiast võrsunud husserlik fenomenoloogia tahtis vägagi rõhutada just neid tähenduselt tähendusele, ühe asja kogemisele, teise asja kogemisele liikumist, et kõik käib niimoodi nagu kontseptualistlikus võtmes, siis tegelikult võib isegi öelda, et kogu selles argielu virvarris on selline, ei ole mitte üks diskreetne kogemus, teine diskreetne kogemus, ühe asja haaramine, teise asja haaramine niimoodi igakülgselt läbi valgustatuna, vaid selline habituaalne mõttekus, võiks öelda, habituaalne mõttekus, et asjad klapivad kokku, teenivad üksteist, eks ole, vahenditele, nagu me seal vaatasime juba nii-öelda praktika horisondil. Ning on oluline nüüd täiendada, et see visand, mis puudutab ka nüüd praktika horisonti ja kõike seda, ei kehti ainult tajude kohta, et ütleme mitte ainult selles mõttes, mitte ainult see ei ole argine, mida me vahetult tajume, oma mingit tegevust või tööd või argitoimetust, vaid sama vabalt me opereerime nõndanimetatud kujutlusilmas või tähenduste ilmas. Ütleme, see on see Gerede Heideggeril argiloba. Me võime tuttavatest argiasjadest ajada argiloba, nii, et kõik need eeldused jäävad kehtima, eks ole. Kasutame tuttavaid sõnu, tuttavaid olukordi, eks ole, räägime kedagi taga, keda me ikka armastame taga rääkida võib-olla ja üldsegi kõik toimib selles kujutluslikus sfääris ka vägagi sujuvalt. Niimoodi kogu see nii-öelda igapäevane infovahetus. Nii, no vaat. Mis siis kunstis juhtub, nii nagu ma seda mõista püüan? Üks väike, lubasin siin küll, et ma tuginen siin sellele kunstiteose algupärale, ega ma teda väga palju selle tekstiga teid ei piina. Üks väike oluline tsitaat. Kunsti luuletavalt olemuselt loodub, see loodub on nüüd selline Ülo Mattiuse tõlkeleid, geschieht saksa keeles. Loodub see, et ta lööb keset olevat valla avatud paiga, mille avatuses on kõik teisiti kui muidu. Kõik teisiti kui muidu oli siis see argine tuttavlik asjade teenivus, üksteisele viitavuses, toimivuses praktika horisondis, eks ole. Nii et ühesõnaga kunstikogemus on ka teatavat sorti horisondi tõrge, argielu horisondi peatumine. Nii, ja tõepoolest kõik, eks ole, kui meil on üks õnnestunud kunstikogemus, siis kõik on teisiti kui muidu. Ja siis ma kohe tooksingi sisse nüüd esimese kirjandusnäite. Praeguseks peaaegu unustatud, küllaltki võiks öelda geniaalselt luuletajalt Indrek Rüütlelt, kes on tegelikult nagu tänapäeva Juhan Liiv, elab Puhjas, aga 90-ndatel oli ka nagu luuleilmas aktiivne. Ja tal on üks selline freudismis pühanalüüsi kallal parodiseeriv või ironiseeriv luuletus Musta kotiga Sigmund, kus on üks selline rida, mida ma siis nüüd hoiatan, et kui me nüüd kunstiilma siseneme, eks ole, siis me siin
ei jää nagu võib-olla siidikinnastes alati nagu kõiki näiteid tooma, vaid avaneb poeetiline keel meie loengukursustel võib-olla mitmetes ja kõigis registrites, sest see on ka teisiti kui muidu, see on üks selline kunsti eripära, et kunst võtab endale, kirjandusena võtab vabaduse öelda kõike. Ja mida rohkem näiteks püüda seda takistada, seda paremini tal see isegi õnnestub. Eks ole niimoodi, kas me kujutaksime ette, me võime pärast siin härra Lotmaniga diskuteerida, kindlasti suurem ekspert, kas me kujutaksime ette, et Meister ja Margarita see teos saanuks sündida, kui poleks olnud Stalinit ja Stalini aega. Mina seda ette ei kujuta, eks ole. Aga võib-olla oleks võinud Bulgakovi maha lüüa ja laagrisse saata enne tema kirjutamist, siis midagi sarnast oleks ikkagi sündinud, ma arvan, kuskil mujal. Nii et siin nagu selline, nagu meil vahel ka Eestis oleme täheldanud, et tahetakse tabusid ja maitsepiire kunstile peale suruda, see strateegia kunagi sihile ei vii. Aga see teisiti kui muidu, see on nüüd üks selline, selles Freudi luuletuses on Indrek Rüütlel üks selline rida, millega ei saa muidugi nõustuda. Ega luule ei ole meil mingi filosoofia derivaat, aga rida ise on selline. Nii värssides võin ülistada sitta, kuid kahjuks sitt on endist viisi sitt. Aga vaat ei ole. Kui ta on kunstikogemuses avaldatud kas või see sama, mida Rüütle nimetas või kujutavas kunstis, kui Toomik seda substantsi purkidesse pani, siis eks ole, sellest on kujunud Eesti moodsa kunsti, kuidas me nüüd ütleme, sünektoh või ütleme nagu jah, kogu üldistav sümbol. Ja see on tegelikult ju vägagi aru saada, et asjad, mis muidu, eks ole, võib-olla oleksid kuidagi madalad kunstis, nad ei ole enam endist viisi need ja kuna ma siin ikkagi ju ka töötan otsapidi dekadentsi grandis, siis ma ei saa kiusatusest mööda, et lugeda siin veel selle näitena paar salmi Baudelaire'i luuletusest Räibe, mida on eesti keelde oma 4 korda tõlgitud, eks ole, ja me teame, et alates sellest luuletusest ei saa öelda, et Baudelaire'i Räibe ei ole mitte lihtsalt Räibe, vaid ta on üks moodsa luule, see oli nagu pöördeline või kinnis kujund, et siin on minu arvates see August Sanga tõlge on ka päris hea. No loeme 2 esimest ja võib-olla lõpust ka midagi siis. Mu arm, kas meeles veel on sul see lõõskav suvi? Mu arm, kas meeles veel on sul see selge, särav päev, kui paelus meie huvi üks Räibe maante käänakul? Maas jalad harali kui kiimalisel naisel, kõht ilgelt paljas, lamas laip ja lehvis ümber jälk ja imal raipe haissel, märgmädast oli rohuvaip. No, need kirjeldused muidugi siin muudkui süvenevad või nagu koguvad hoogu ja muidugi loeme siis lõpust ka 2 salmi, mis sellest kõik tuleneb. Jah, põrmuks sinagi saad, ilu kuninganna, kui kinni vaatatud on laud. Ei enam iialgi siis lillenurm sind kanna, vaid keset haudu on su haud. Siis mu kaunitar, sa ütle ussidele, seal algus hõiskab hukk ja hääb, et sinu kaduv kest, su kuju õrn ja hele mu armastuses kestma jääb. Nii et see oli, eks ole, selline meenutus jalutuskäigust, mida siis nähti ja kogeti ja mis sellest üldistada võis. Nii, olgu. Nii, poeetiline nimetamine, kui ta hästi õnnestub, kui ta tema vastuvõtust aru saadakse ja õnnestub, seda me kuidagi, mina ei oska ega julge seda formaliseerida. Ta on koduses horisondi tõrge, aga erilist sorti tõrge, ta ei ole selline, mitte tingimata, eks ole, kuidagi nagu õnnetus või vaev, kui midagi purunes või midagi, eks ole, näiteks enamasti me kujutame tõrget ikka nagu õnnetusena, näiteks tervis, ma olen terve, see on minu olemasolu horisont, aga vaat kui haigeks jään, eks ole, siis haigus muutub objektiks, raske haigus, eks ole, muutub kogu minu elu keskseks probleemiks näiteks, loodame muidugi, et seda ei juhtu. Nii, poeetiline nimel on ma siin poeetiliselt ka ise väljendan keele pühapäev. Ja nagu me nägime, kas või selle mingisuguse täiesti nagu sellise välditava asja nagu Räibe või mõni argise asja, kui kunstiline kujutamine õnnestub, kisub argise asja välja
abinõuna tema teenimuse varjust, esitab erilisena, toob erilisena esile. Vaat sellel Heideggeril on näide nendest Van Goghi saabastest selline maal. Eks ole, kuidas ta siis tõlgendab väga poeetiliselt, tema ütleb, et on talunaise saapad ja muidugi nüüd siis jällegi üks nagu kurioosum, mida kunsti puhul minu arvates muidugi teha ei tohiks, aga mida on tehtud, et on vaieldud, et Heidegger ei uurinud selle kunsti loomelugu, et need ei olnudki talunaise saapad, vaid mingisuguse linnamehe saapad, mida hoopis maaliti, eks ole, et mingisugused nagu justkui kunst peaks siis seda pildistama fakte meile esile tooma. Aga Heideggerile meeldis niimoodi poetiseerida, et need talunaise saapad, sest et ta tahtis sellist taluelu, muidu nagu ka Eesti kirjandus, varsti näeme, tahtis sellist nagu maaelu idülli või sellist, seda vastandada linna, meie vaevalisele linnaelu kogemusele kaasajal. Nii, esitab erilisena ja see on siis, seda võiks nimetada, mitte võiks, vaid seda ongi nimetatud poieesiseks, mille ma üles kordan, nii et poieesis kui selline nagu valmistamine, kasutamine, loome uueks, kas või need saapad või lumehelbekese, mis tasa, eks ole, mis on triviaalne tüütus, aga luules võib ta nagu muutuda selliseks täitsa uueks asjaks. Ja muidugi nüüd ühelt poolt on see küll nii, minu arusaamise kohaselt, et kunstiline kogemus selleks, et oleks õnnestuda, peab olema tinglik. Eks ole, ta peab olema argielust lahutatud. Jah. Mul peab olema mingisugune selline eriline suhe, kui ma aru ei saa, oletame, kui saapad on pandud skulptuurina postamendile, aga kuidagi niimoodi kavalasti, nagu vahel tehakse kunstis, et aru ei saaks, ja ma aru ei saa ja vaatan, et tahan nad jalga panna ja minema minna, siis ma kunstilist kogemust ei ole nagu saanud. Aga muidugi, olles küll tinglik, see kunstiline kogemus loomulikult ei ole mitte niimoodi, et et mul oleks nagu kaks särki, ütleme argielu särk ja pühapäeva särk ja ma vahetan neid niimoodi, et nad omavahel üldse nagu ei segune. Nüüd see poeetiline kogemus kindlasti kiirgab tagasi ka või kujundab ümber ka argielu, see on siis selline nagu eks ole, argielu ja kunsti kogemine, et nad on sellises omavahelises ringmängus ja kindlasti see, eks ole, kui luuletaja midagi luuleliselt ütleb, see, kas seda nagu mõttena nüüd õigeks või valeks lugeda, eks ole, see absoluutselt, seda tuleb eraldi käsitleda, aga üks mõte Hölderlinilt, mida ka Heidegger tõlgendab, et mis aga jääb, selle rajavad luuletajad. Luuletajad rajavad selle, mis jääb, mis on elus oluline. No näiteks, eks ole, meie Eesti puhul luuletajad rajavad Eesti rahvuse. Eks ole, muidugi võttes eeskujust, luuletaja Jansen ütleb terre armas Eesti rahvas esimeses Postimehe numbris ja sealt juba, eks ole, tagasiteed ei ole. Kas ta nüüd ka jääb, eks ole, see ei tähenda, et igavesti jääb, aga et ikkagi oluliseks jääb. Ja teine oluline asi, selline kunstiline kujutamine tõrkena toob varjatusest nähtavale ka materjali. Näiteks ütleme, Heideggeril on see näide, et kui tempel, et see marmor on materjalina templis, eks ole, nagu intensiivselt esile kiiskab, et mitte ainult see templi arhitektuuriline kuju, aga meie puhul, kirjanduse puhul me ütleme, õnnestunud kirjandusteosuse lugemine toob esile ka keele, eks ole. Kirjanduslik tekst ei ole argiloba, see ei tee ta kirjanduslikuks tekstiks, kui oli mingisugune hästi huvitav sündmus, et ma panen ta kuidagi lihtsalt niimoodi konarlikus argikeeles kirja panen. Siin on ju muidugi, eks ole, stiili küsimused ja kõik sellised asjad on meil siin mängivad kaasas. Et keel osutub ka kunsti kogemise, kunsti nautimise puhul, eriti see vajab võib-olla teatud harjutamist ja koolitust muidugi, osutub ka tähtsaks. Nii et siin on siis teine vastastik seos, ühelt poolt see asi, mis kunstilises nimetamises saab sellise erilise, piirdume kirjandusest, siis paneme juba keel, muidu nagu oleks materjal. Et asi ja keel on ka omavahel sellises nagu
viljakas niisuguses liikuvas seoses. Siin, eks ole, võib tahta nagu, siin on ka pingeseosed kumba külge rõhutada või kummale poole nagu püüelda oma loomingulises niisuguses katsetuses, mis puudutab juba loojat. Sellest on hästi huvitavalt ilusasti kirjutanud Maurice Blanchot. Mul ei olnud ruumi. Maurice Blanchot eesti keeles ka. Kirjandus ja õigus surmale. Selline raamat ja selle nimi essee on seda avanud, mis on ka hästi keeruline mõttekäik, mida ma lihtsalt viitan, millele praegu ei süvene. Nii, poeetiline nimetamine sai siis, no siin üks näide Viivi Luige esseest, kes on hästi niisugune hästi hea luuletaja ja samas ka muidugi esseistina väga niisugune teravapilguline. Ta toob Mustamäe Õismäe või ütleme magalareoonide näited. Et ta natuke teistmoodi väljendub, aga me saame seda meie praeguse käsitluse terminitesse ilma kadudeta tõlkida. Ta aidab siis niimoodi, võib-olla väike poeetiline liialdus, aga et enne sügispalli kirjutamist ei teadnud keegi, et Mustamäe ja Õismäe on olemas. Neid kohti ei olnud loodud sõna abil. Nad olid küll selles mõttes olemas, et sinna himmustatu korterid, seal elati, käidi magamas, eks ole. Nad olid nähtamatud kohad ja nähtamatud inimesed. Nähtamatuks jäid nad kogu selle aja, kuni sügispall oli kirjutamata. Mati Undi sügispall siis, eks ole, nagu poeetilise, väga õnnestunud teosena poeetilise nimetamise kaudu katkestab selle argielu triviaalsuse, mis seal toimub ja toob selle nagu selliseks, eks ole, toob selle selliseks tähelepandavaks asjaks. Kõik selle eluviisi, mis seal on, need inimesed, kes seal, eks ole, küllaltki õnnetud on ja siinkohal muidugi soovitaksin juurde vaadata Veiko Õunpuu filmi Sügispall, mis on hästi huvitava ja tabava poeetika keelega. Nii, ja seda sama poeetilist loomist kirjanduses on ka päris põhjalikult eesti keeles tegelikult käsitletud, ma ei ole siin üldse mingi novaator, Arne Merile toimetatud just Viivi Luigele pühendatud kogumik, seal ka Parhomenko kirjutab artikli sellest Heideggeri loomingu käsitlusest näiteks ja seal on mitmeid selliseid ettekandeid ja väga täpselt ja huvitavalt, mida ma ei hakka nagu praegu pikalt avama, kolleeg Aarepilv juba tükk aega tagasi on analüüsinud, kuidas siis see poeetilised laborid, kuidas siis kunsti elu seal teatud nagu sellistes sulandumislaborites nii-öelda piltlikult öeldes teineteist mõjutavad. Nii. No ja, see kõik on, eks ole, niimoodi vabalt räägitud ja vabaks ta ka selles mõttes jääb, et ega mingisugust niisugust piirjooni hakata nüüd maha tõmbama, formaliseerida selle kogemuse tekkimist me ei saa. Võiks rääkida kunsti imest, kui jällegi tahta poeetiliseks minna. Kunstikogemus on sündmus ja selles mõttes sündmus umbes nagu filosoof Alain Badiou käsitleb, et mitte lihtsalt mingisugune triviaalne seik, vaid niisugune eriline sündmus. Ja kohtumise ime, selles mõttes on ta kohtumise ime, et lugeja kohtub tekstiga, eks ole, või lugeja kohtub teosega. Ja ta võib luhtuda kõikvõimalikel põhjustel, need põhjused võivad tulla siis sealt teksti poolt või lugeja poolt või mingisugused valed häälestused või puudujäägid, eks ole, harjumuste puudujäägid või mis iganes nii-öelda võivad tekitada selle, et seda et tekib küll mingisugune tõrge, eks ole, et me oleme ju harjunud ikkagi. Raamatu puhul tähendab see võib-olla harjumus polegi, ükskõik kus sa seda loed ja lösutad.
kuskil ma mäletan, kui mina laps olin, mingi lastekirjanduses oli umbes nii, et raamatuid oli nii vähe, et siis pidi käed puhtaks pesema ja kuskil valge laua taga ja et niimoodi et eks ole, Sipsikuski vist oli, et kui läks mingi rasvaplekk vahele, siis oli maailma katastroof. Aga teatrisse minnes näiteks või eks ole, on ju teatud sellised rituaalid, kuidas sa häälestad ennast kunstilise kogemusele ja selles võib ka lihtsalt pettuda, eks ole, et tekib tõrge küll, et sa ei ole nagu argielu režiimis, näiteks teatrisaalis telefoni ka näppida ei ole viisakas, kui sa vähegi viisakas oled, aga siis kuidagi seal lihtsalt nagu esteetilist naudingut ei teki, vaid lihtsalt kuidagi igavled või pettud või piinled seal, eks ole, eks ole, võitled unega. Nii et maitseküsimused ei vasta. Aga samuti muidugi kunstilise pretensiooniga tekst, kui kirjandust räägime, võib olla banaalne, andetult loodud, ega see nüüd ei garanteeri, et miski on näiteks raamatusse raiutud, et siis ta peab nüüd meeldima või et ta peab tekitama sellist suurt elamust. Ja üks probleem, mis ka muidugi palju räägitud, on nõndanimetatud žanrikirjanduse probleem. Kirjanduse lugemine, ma võin seda palju teha, aga kui ma loen teatavat sorti kirjandust, näiteks ütleme, loen ainult krimiromaane. Tähendab, mina neid ei loe, mina kuskil 15-aastaselt mul juba kadus huvi ära, kes see mõrvar on. Tähendab, muidugi Roosi nime ja midagi niukest olen veel lugenud, eks ole, hoopis teistel põhjustel, mitte selle kriminaalsuse põhjusel. Aga et loen neid kriminormaalne ja tegelikult ju niimoodi oletame, nad võivad olla ju ka sellised eksootilised, et nad on kaugel maal, Egiptuses toimub midagi, aga tegelikult struktuurselt see on ju väga tuttav, et ta on sulle nagu juba niisugune nagu mitte erilist pingutust nõudev, eks ole, nagu võiks öelda meelelahutus, et tead, et varsti tuleb kindlasti mõrv ja siis, eks ole, hakatakse mõtlema, kas see või kuskil, ja siis see mõrvar ka selgub, et umbes see ju on. Ja niimoodi, selleks ei pea ainult žanrikirjandus, vaid banaalne ja klišeelik, sellist materjali on ju väga palju ja sellepärast on ju kulla hinnaga need hea ja sulle õige kirjanduse soovitused. Ja õnnelikult on need inimesed, kes neid saavad, mina näiteks olin selline õnnelik inimene, et mul oli hästi niisugune fanaatiline või kuidas öelda, innustav kirjandusõpetaja keskkoolis. Kodus mul olid ka need mirabiiliad ja seiklusjutud ainult nagu ei olnud seda kirjandust, mis mulle tegelikult meeldima hakkas. Vaat see Iser, keda me siin ka mainisime ja nüüd me näeme tema täpse viite ka ära, ütleb seda probleemi niimoodi, on olemas tekste, mis ei paku midagi peale harmoonilise maailma, kust kõik vastuolud on välja roogitud ja meelega välditakse kõike, mis võiks häirida juba kujunenud illusiooni. Ja need on tekstid, mida meile tavaliselt ei meeldi kirjanduslikeks liigitada. Siin on üks oluline, Iser oma artiklis on nagu rohkem, eks ole, ikkagi Husserli jünger, üks oluline asi, kuidas ta Iser piiritleb ilukirjandust või kõrgetasemega kunstilist teksti, on see, et ta ei vasta meie ootustele peaaegu mitte kunagi. Et ütleme, selline tavasuhtluses enamasti, eriti tuttavlikus suhtluses, meie ootused täituvad, eks ole, me teame, millal kodukaaslased rõõmustavad, millal nad pahandama hakkavad, eks ole, kui nad õhtul koju hilja, siis saab pahandada, kui homme on naistepäev, siis lillekibuga, siis on rõõmsam hetk ja kõik on, eks ole, niisugune ootuspärane. Aga et kirjandus, kui ta vastab liiga palju ootustele, vaat siis ta, eks ole, juba hakkab sealt kunstilisest olümpuselt nagu alla pudenema. Ja teine probleem on muidugi keelega samamoodi, et kui see keel on nagu väga niisugune vaene, ja tungib esile väga sellise, kuidas me ütleme, me näeme, et see stiil on niisugune küündimatu või kuidagi, eks ole, selline nagu, et me teeme kirjandust küll, aga tegelikult ajame ikka nagu argiloba, meil võib olla isegi mingi huvitav sündmus või idee, millest rääkida, et see ka saab komistuskiviks. Aga muidugi sellist kirjandust on meil palju, kus seda argikeelt niisama kultiveeritakse, aga ka
kõiges selles saab ka geniaalseid lükkeid teha ja ma tahaksin siin esile tõsta ja võib-olla ka ühe lehekülje ette lugeda on üks just meie hiljutine juubilarkirjanik Indrek Kohv, tal on üks selline väike teos eestluse elujõust, olete lugenud seda, et mis koosnebki põhimõtteliselt umbes sellistest argi ütlustest, mida kuskil juubelilauas peale 5. pitsi võiks kohata. Loeme kohe esimese lehekülje. Aga nad on kõik koondatud ja see on terve traktaat sellest ja see siis tekitab juba ikkagi väga huvitava elamuse. On ka paremaid päevi olnud. Mis see üks pits mehele teeb? Siia tuleb kipsplaat. No olgu, kohvi või teed. Mis nüüd mina, lihtne inimene? Mina tööd ei karda. Peab natuke uuema auto omale vaatama, kus sa sellega enam lähed. Vaata, et sa võlgu ei võta. Savisaar on siga. Kremli käepikendus. Pane ära oma raha kibedal tööajal. Peeretes nii, et ära tahtis lämmatada. Haige. Issand, sa näed ja sa ei mürista. Kurradi sibula venelane. Ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on terve raamat. Et terve raamat koosneb, võiks öelda, sellisest argilobast, aga ta on, eks ole, niimoodi nagu reastatud ja nihestatud ja kuhjatud, et tavalises keeles on ikkagi ju muud juttu ka vahel, et me siis saame kohe aru, et see on ikkagi kunstiline tekst, mitte niisama. Vaat ongi, kindlasti seda mõtet on juba tehtud, aga üks mõte, mida ma võiks soovitada noortele kirjanikeks püüdlejatele, kes meid ka kindlasti koduses vaatavad, et võiks olla selline üks Turingi teksti versioon, et kui sa seda oma luulet või mida sa seal arendad, kuskil ette loed niimoodi, et sa ei võta lehte ette või et ütleme, teine ei näe, et kas sa loed ajalehte, räägid niisama, ei tee sellist poeetilist deklamatsiooni häält ka, vaid harilikul äärel loed, et kas on aru saada, et see peaks olema luuletus näiteks. Eks ole, kas publik saab sellest aru teist pool seina? Eks ole, Turingi testis, et meil on küsimus kogu aeg, et mis see AI seal teeb nüüd, et kas ta räägib, aga et kirjandust võiks ju ka niimoodi saada ära tunda, kui on vähegi vastavat koolitust meil. Nii, aga näete, ma olen sattunud juba pool loengut, hakkab juba läbi saama, nagu ma plaanisin. Võtame siis nüüd nende väikeste teoreetiliste ekskursside järel ühe sellise probleemi käsile, mis on mul lõpuni läbi uurimata või tähendab, lõpuni kas üldse midagi saab läbi uurida, aga et kas kirjandus saab olla kodune? Mis me Iseri puhul ja siin nägime, et kui ta on selline väga tuttavlik, klišeelik, eks ole, et siis ta nagu langeb kirjandusest välja või langeb kunstist välja, et siis ta on mingisugune vahevorm, olmekirjandus või eks ole, mingisugune meelelahutus, seebikas, nagu neid nimetatakse. Ja kui me niimoodi väiksime, et kunstilise õnnestumise nõue on olla niisugune kodutu, tõrkuv, pelutav, siis me oleksime siinse uurimisküsimuse ju, kogu loengusarja uurimisküsimuse juba ära vastanud ja see uurimisküsimus hajuks. Vaat leidub siiski mõningaid niisuguseid huvitavaid näiteid kirjandusest, mida me võiksime hinnata, mis tundub olevat küllaltki kodune, aga mida siis ka kohe niimoodi välja ei praagita, ka asjatundjad hindavad ja muidugi Eesti kirjandus on nagu selline läbi uurimist vajav. Esiautor oleks Oskar Luts. Oskar Luts, tema Paunvere lood, Rein Veidemann on seda nii poetiseerinud, et Eesti universum on seal, eks ole, nii need koolilood, kui siis ka need Paunvere pajatused, kuidas seal et mis on need tunnused, eks ole. Muidugi Luts sellega ei piirdu, näiteks Jaan Undusk on tema melanhooliat ka uurinud ja esile toonud. Aga et need lood on sellised muhedad, kindlasti huumorielement, humoorikuse element, eks ole, pisut niisugused naiivsed, turvalised, eks ole, seal nagu midagi toimub ka, aga see kõik on selline nagu, eks ole, mitte mingisugune tohutu traagika seal ei toimu, vaid midagi sellist umbes, et näiteks Kiir tahab talumeheks saada, aga ei saa. Ja ulatub otsapidi, hakkab ulatuma noorsokirjandusse, nagu Kevade puhul meil näiteks on, eks ole, kas ta on nüüd kas ta on ikka
lastekirjandus, noorkirjandus, sihuke idülliline, nii et selles mõttes ei saa öelda, et seda üldse nüüd ei ole. Et seda üldse nüüd ei ole meie Eesti kirjanduses või kirjanduses üldse. See on nüüd üks asi, selline kodusus horisondi sees, sihuke pajatuslik. Teine asi, mida tasuks, mida ei saa nagu maha vaikida, oleks selline hümniline, selline hümniline pühalik kodu nimetamine. Mitte ainult kodu, vaid argielu horisontide selline, väga niisugune nagu kiitev, hümniline, oodlev esile tõstmine, läbivalgustamine. Samamoodi muidugi, mitte nüüd ainult kodu mõiste, vaid ütleme Eesti, selle kohta on meil eraldi loek plaanis, Eestit ju niimoodi ka on käsitletud kirjanduses sellises hümnilises võtmes või rahvuste siukese asju ka. Ja seda on ju ka muidugi rohkem vanemas luules kui uuemas, ikka 19. sajandi luules või seal 20. sajandi alguse luules on seda rohkem. Pigem leiab see aset lüürilises luules, jutuks pole ainest, eks ole, sest et see piduliku nimetamise hetk, see peab olema selline nagu koonduv, et mingisugune narratiiv hakkab. Tähendab, muidugi on ka sellised nagu pidulikud narratiivid, aga neid ma niimoodi ei oskagi kohe peast nimetada. Aga mis nende kohta öelda? Ma toome mõned näited ka kohe järgmisel slaidil. Sellise püsiva kodu ja hümnid, seda pühitsevad teosed on pigem kirjanduskaanoni äälealal. Pigem kohtame neid lastekirjanduses, pigem harrastuskirjanduses, näiteks murdekirjanduses, murdeluules. Aga miks me neid tunneme, kus nad käibes on? Kõige rohkem on nad käibes siis lauludena. Ja me tunneme neid laulupeolt kõige rohkem, eks ole. Ka neid lastelaule ja neid, mida me siin laulupeol või levimuusikas, ka estraadis, et see muusikaline kontekst kuidagi aitab seda vastuvõttu häälestada, eks ole, ja ta nagu, näiteks laulupidu, kui ta on selline kollektiivsete emotsioonide kogemine, selline lavastus või kuidas me ütleme, selline performatsioon, et siis seal on täiesti sobilik selliseid naiivsevõitu laule ka laulda. Ja mis siis sellistes hümnides, nii paljukest, kui me neid välja kraamime kirjandusloost, Eesti kirjanduse puhul küll on nagu läbiv joon on, et lihtsus ja väiksus on see, mida me ülistame, eks ole, et ei ole midagi niisugust, et suur ja lai on minu kodu, nagu oli, eks ole. Nagu oli siin Nõukogude lööklaul. Siin mõned näited, eks ole. Mõnede välja tõstet luuletustest. Näete, Juhan Viidingul see kodulaul, see on Nukitsamehe filmist, eks ole. Runneli luuletuskodu, ma ei tea, kas seda üldse tuntakse, seda on ka viisistatud isegi. Ta on ikka vähem tuntud tema puhul. Kordab, eks ole. Mingi selline kindlasti agraarse hõnguga miljöö, eks ole, ja hästi lihtsad, ei ole tungal, ka selline, eks ole, enne kõike lastekirjanikuna, aga ju ka täiskasvanutele kirjutav. Või Juhan Saar, Mu kodu, seda, kui te mäletate, on viisistanud, tähendab, seda on, kes nüüd viisistanud on, ma ei tea, aga laulnud on see Jaak Joala noore seas. Eks ole, siin näete, siin Juhan Saarel on päris hea nüüd resümee, et kui see nii väike on, kogu see kodu on nii väike, eks ole, ja nii armas. Ja siit me jõuame muidugi siis, mida ma nüüd slaidile pannud, päris niisugused lasteaia lastelaulud. Mu koduke on tilluke, eks ole, või kus on minu koduke, lasteaia aktustel ka pidulikul puhul, neid ju lauldakse, Rene Eespere kodu on püha, eks ole, laulupeo niisugune, kõik see repertuaar, et ühesõnaga, kas temast ma lauldagi tohin, et vaata, kas see kirjandusse kuulub ikkagi, sest ega siis ju ega ta nüüd nii väike ka ei ole, et ta olematuks päris nagu muutuks keeles, aga et ütleme, et siin on nagu tõsine küsimus, et kuidas, et kui nüüd sellist idülli ülendada, et kas see võib olla meie ajastu kirjanduse küsimus ka, eks ole, et võib-olla romantistliku kirjanduse kõrgajal oli see täiesti viisipärane niimoodi selliseid hümne esitada, aga praegu on see igatahes küsimärk ja mul on siin oma käsikirjas muidugi mingeid nimetusi ja näiteid veel, kui teid pärast huvitab, aga igal juhul me
see tundub, kuna laulupeol on ühed samad laulud, siis tundub, et seda on hästi palju või et sellest nüüd koosnebki Eesti luule kodutemaatika, aga tegelikult neid tuleb ikkagi niimoodi nagu kokku kraapida ja otsida, et nendest saaks üldsegi juttu teha. Nii, aga nüüd, kuna aeg on liikunud, siis jõuame ikkagi meie loengusarja juhtmõtteni. Minupoolne juhtmõte, te ei pea seda jagama, aga seda teesi ma ka lahti kirjutasin ju selles artiklis, mis kõrgeaulise žürii auhinna isegi pälvis, nii et midagi selles mõttes vast ikkagi on. Et minu tähelepanek on siis selline, et valdavalt olulistel kirjanikel olulistes tähelepanuväärsetes tekstides tuleb kodu esile puuduvana, kadunud koduna. Ja siin selle paradoksi on Henrik Viisnapuu, kes on muide hästi palju seda teemat käsitlenud, hästi paljudes luuletustes, kes ka tegelikult ju luuletab ju ka murdes, eks ole, ja kogu see põlvkond või mitmed põlvkonnad, nii Viisnapuu ja Tuglase ja Tammsaare põlvkonnad, kui ka veel Runneli ja Viivi Luige ja isegi Mati Undi põlvkonnad kogu aeg, eks ole, kui nende eluloost rääkides, nad kogu aeg liikusid maalt linna, eks ole, Tartu linna, Tallinna linna, nad nagu harjusid selle uue keskkonnaga, et nüüd tegelikult on juba 80-ndast alates on juba sellised kirjanike põlvkonnad, kes muud ei ole näinudki või kes on linnakeskkonnas siis nagu kuidagi üles kasvanud. See põlvkondlik erinevus muidugi on ka suure uurimisteema küsimus, mida mina ei jõua algatada. Aga näete, Viisnapuu luuletab niimoodi, et minu südamesse koduvõlu igatsuse jätnud otsatu, eks ole, tal on see tunne olemas, aga läbi oma kidakeelse suu olen laulnud ainult valu. Et koduvõlu on otsatu, aga teda ei saa välja luuletatud, kuigi on väga andekas luuletaja ju, Viisnapuu ka oli. Nii, no vaat ja nüüd siis, nii nagu ma artiklis tegin, selline väike ülevaatlik, ka koos näidetega ka sissevaatlik tüpoloogia, et kuidas siis see juhtmõte või põhimõte, mis eelmises slaidil oli, kuidas ta siis meie kirjanduses avaldub. See tüpoloogia on niisugune, kuidas ma ütleks, naiivne või selline nagu intuitiivne, eks ole, et kindlasti siin on ka, ta ei ole diskreetne või kindlasti siin on ka neid nagu kirjeldusi või neid punkte, mis ma toon, siin on ka kindlasti selliseid nagu kattuvusi, et võib liigitada nii või naa. Aga see oli mul selline ad hoc tööplaan, mida ma siis edaspidi ka täitnud olen niimoodi ühes või teises artiklis, et ta kujunes nagu sedasi välja. Nii, ja nüüd väidan siis seda, nostalgiline mälestus kodust on, kui me nüüd olulisi kirjanikke ja nende olulisi tekste niimoodi nagu kuidagi püüame kvantitatiivselt hinnata, kanoonilisuse põhimõtte alusel, et ta on peamine või kõige põhilisem kodukujutusviis Eesti kirjanduses. Et seda on kõige rohkem saaks seda mainida, kokku kuhjata. Selline kuldne paradiislik mälestus, et enamasti muidugi on ta maakodu, keegi ei luuleta, eks ole, selliste mälestustega mingisugusest agulitoakesest. Sageli lapsepõlvekodu, et ta on päästmatult kadunud, eks ole, mitte ainult see, et üks nagu korduv tüüpsituatsioon, lüüriline situatsioon see, et ma olen kuskil kaugel, et ma olen kodust lahutatud, see muidugi, eks ole, pagulaskirjanduses muutub nagu selliseks täiesti, ma teen 20. sajandi teise poole pagulaskirjanduseks muutub nagu täiesti selliseks, eks ole, vältimatuks olukorraks, et ma olen kaugel, kodu on kuskil mujal, aga kui ta on lapsepõlvekodu, siis sinna ju kuidagi lapsepõlve tagasi ei saa. Niimoodi luuletuse sõnum väljendub, aga muidugi, kui nüüd seda niimoodi vastuvõtja positsioonilt analüüsida, siis teatud mõttes selles mõttes ju saab, eks ole, et siis see nostalgiline meenutus, seda läbi meenutades elatakse oma mälupiltides ju samamoodi, elatakse seda läbi, eks ole, seda emotsionaalsel pinnal siis vähemalt, teatavaid mälestusi. Nii, eks ole, ollakse lahus, valus meenutus ja see ulatub, selline arhetüüp ulatub nii palju, jällegi üks asi,
et siin on nii palju nüansse kõigest selles programmis, et tegelikult siin oleks nagu tööd tervele uurimisrühmale. No näiteks mina folkloori tunnen niimoodi ainult mikroskoopiliselt, aga nii palju, kui ma mõnda tean, et mingid isegi folkloorsed laulukesed, kui vanad või kust ta nüüd pärit on, nagu noh, kui lapsena Lustilla Luhal näiteks, eks ole, ulatub läbi kogu Eesti kirjanduse kuni ka popkultuurini välja, isegi sellised tekstid, mida siis, mis ei ole luuletajatelt võetud, vaid mida on siis sellised, ütleme, spetsiaalsed levilaulu kirjutajad kirjutanud, nagu Mahavooke laul on läinud aastad, seda ma ei hakka praegu teile mängima, sest see on väga tuttav teile. No kõige tuntumad, kõige kanooniliselt laiemalt tuntumad, eks ole, sellised tekstid, mida kuskil ütleme, näiteks matustel vanad tädikesed ka laulma võivad hakata. Vaikne kena kohakene, eks ole, kõrberil, eks ole, niimoodi. Kui mul meel on kuldne kodukotus, eks ole. Jah. Eks ole, Koidulast teeme veel eraldi juttu, Ernst Enno, juba need kaks näidet on ju kahekesi öeldes palju kõnekad, aga muidugi, nagu ma ütlesin, see läbib, seda on nii Runnelil, isegi Juhan Viidingul, Perepohjad, Taustaks talu on üks selline ka, Tepandi juba ammu on seda viisistanud juba sellel vinüülplaadi peal. Nii et see on siis selline kõige peamine kujutusviis. Ma igaks juhuks kiiresti lappan oma käsikirja, kas siin midagi olulist oleks veel vaja öelda. Ahah, seda ma juba ütlesin, eks ole, et nendes mälestustes saab siis läbi elada. Ja näiteks mulle ütles kunagi Ülo Mattius või meilis mulle, kui ma midagi oma artiklis Enno kohta kirjutasin, siis ta ütles, et te asja ei mõista, et inimesel saabki kodu olla ainult kadunud koduna. Ernst Enno puhul, eks ole, selles mõttes siis, et tõlgendan seda ütlust nagu fenomenoloogiliselt niimoodi, mis Mattius ütles, eks ole, et kui me teda nagu niimoodi kodususe keskel elades, ta muutub jälle nähtamatuks, ta hajub, banaliseerub argielus, ta peab olema esile tõstetud ja kadunud koduna on ta siis niimoodi hästi pidulikult, hästi niimoodi nagu aga samas mitte kuidagi niimoodi ülevoolavalt, eks ole, aga ka niimoodi, siin on siis selline pinge, temaatiline pakett, emotsionaalne, vastandlikud emotsioonid, eks ole, tiirlevad sellise teksti läbi elamises, ütleme. Kui veel laul on ka taga või laulupidu, et siis on ju eriti, siis see ballett muutub veelgi kirjumaks. Nii, teine, jah, kodu hävimine, seda võib siis kirjeldada niimoodi nagu ütleme, pildikesena, lüürilise pildikesena või ka mingi jutukesena, kas või täitsa niisukeses, see võib olla ka täitsa ajaloo sündmuse või mingi konkreetse sündmuse nagu pommitamise näiteks või küüditamise ainetel, eks ole, Maria Underi jõulutervitus 1941. Sellised ajastulised probleemid siin Suitsul või Ennol, eks ole, et kes selle talu sai või miks ta ära müüdi, kuidas seda pärandust jagati, ka niisugused igipõlised. Või siis näiteks Kiviraha ju, eks ole, võib-olla kõige parem romaan Mees, kes teadis ussisõnu, selline juba natukene maagilises võtmes teatava maailma, teatava koduilma kadumise lugu niisuguse moderniseerumise metafoorina. Või siis muidugi meile kõigile tuntav ja palju uuritud mälukirjandus, selle üle ma ei muretse, mälutraumad, eks ole, Mihkelsoni puhul eriti, seda on hästi palju Eestis ka uuritud ja läbi uuritud, kuidas see kodu siis, ja kodu hävimise, kuidas me ütleme, inspiratsiooni aine, sest ei ole ju Eesti elus puudu, et siin kirjanikel ei oleks mida kirjutada. Mõned tekstinäited ka ja mul on siin väikene avantüür, et kui me siin nii palju lauludest räägime, et paneks siis taustaks, proovime natukene muusikat ka lasta ja selle Jüri loetelu ma lasengi siis Urmas Alendri esituses. Pane teksti ka ette.
kadus ära. Tiivad võeti ära, keldri hämaras valguses, keldri hämaras valguses. Vanaisa vaatas, vanaema vaatas, õnn tuli silmade sulgudes, õnn tuli silmade sulgudes. Isa viidi ära, ema viidi ära. Kodu läks ise ulgudes, kodu läks ise ulgudes. Vaat niimoodi. Vaat nüüd on mul see halb asi, et ma ei ole nii osav tehnik, et kuidagi saab seda asja ka niimoodi seadistada, et kui ma vahepeal kinni paneks, et siis ta läheks samast kohast edasi, aga ma seda trikki ei osanud teha siin algul ega ei mäletanudki. Nii, no teine näide siin näiteks Ene Mihkelson, see on ilma pealkirjade luuletuse algolekud kogust siis 1980. Nii pehmest ainest, udusulgedest, sõnavaipadest, käeharjund, paitusest, see kodu läks põlema. Toad vingu täis, toad meeleheites, õhku ahmivad. Toas tuppa rahulikult käin, uskudes, et on võimalik kõik alles jätta. No Mikkelsonist on meil plaanis ka eraldi viimasel loengul koos muude kokkuvõtetega. Temast on muidugi palju rääkida, aga ta tuleb meil juba siin ka niimoodi mitme näitega juba tänasel loengul sisse. Ja muidugi, eks ole, need olid väiksed näited, seda kõike on ka palju. Kuidas on siis nüüd, ütleme, sellise materjaliga või sellise niisuguse nagu tegelaskonnaga või situatsioonidega, et oleks tegelik, no ma mõtlen, et siis, eks ole, oleks kujutatud kirjanduses sellist situatsiooni, kodu puudumise situatsiooni, noh, heidikud, lindpriid, kerjused, hulkurid, sandid. Eks ju jällegi, ega ju nendest santidest puudu ei tule Eesti elus, aga nii palju, kui ma nüüd uurinud olen, muidugi noh, eks ole, rohkem muidugi käis luulest üle, aga proosa puhul pidi rohkem stuudiumit ja mälu usaldama, mis omal ajal Tartu Ülikoolis sai kirjandust õpitud kõrvalainena, aga ikkagi sai ka sirvitud. Et mulle tundub niimoodi, et võrreldes sellise vaimse kodutusega on seda temaatikat Eesti kirjanduses üsna vähe. Et te võite muidugi vaielda, et noh, et jah, võib-olla siin Heidi Talvikul, eks ole, on sellised paariad ja muidugi leidub, kui niimoodi lapata, otsida, leidub luuletusi kerjusest tervel ikkagi tuntud autoritel, aga no nad ei ole väga tuntud luuletused, võib-olla see mõni üksik, ütleme, orb, võib-olla Underi orb. Jah. Aga muidugi siis, mis puudutab, eks ole, mingit lindpriid, aga muidugi väga, vaat see on isegi, ma ütleks, rohkem esinev motiiv, et selline tühi, hüljatud, eks ole, või oma sellistest siis elulistest, oma elanikest sidemetest nagu lahti haagitud või omaette lagunema jäänud maja ja muidugi ikkagi, eks ole, mingit sellist linnatondilossi kirjandus eriti tähele ei pane, ikkagi, noh, kui see on talumaja, et siis see on isegi Uno Laht näiteks võtab vaevaks sellisest kurioosumist luuletada. Nii, aga jällegi sattus nagu kätte siin Ene Mihkelsoni viimasest luulekogust Torn 2010 aastal ilmunud, on siis selline, eks ole, näete, tõepoolest tematiseeritud
töötu lindprii kuju. Töötu lindprii mõjub kui kummitus, ta on loomult seaduseväline, talle ei sobi sotsiaalses hierarhias ükski lahter. Varapärimisega on ka pahasti, sest ta polegi sündinud. Ta on otse kui kiusuks jäetud, öördamisest puude tõttu päästetud. Enese alalhoid temal ei tööta. Lindprii defineerib fakti, mille teisik on peitnud end tumeainesse. Vahel vaatab Lindprii otse su silmade sisse ning sa põgened karjudes. Miks Jumal ei aita? Lindprii vaikib linnuna, kes pole nähtav. Selline nähtamatuse probleem, eks ole, siis sellisel puhul ka esineb. Nii, ja nüüd üks kindlasti selline motiiv, mida päris tähelepanuväärsel moel ja päris tähelepanuväärsel autoritel esineb jah, eriti selliseks nagu kinnismotiiviks saab ta pagulaskirjandusest ja 20. sajandi teise poole pagulaskirjanduses kõigil, ma arvan, pagulasluuletajatel selliseid luuletusi on. Pelutav kojutulek, et ütleme, tullakse koju ja noh, see süžee motiiv on siis selline, et tullakse koju niimoodi nagu suures õnnes või õnne ootuses, eks ole, on illusioon, et naastakse ja kodu kõik paistab nagu ilus, aga siis selgub, et see kõik on hoopis muutunud võõraks. Siin on mul trükiviga ka, võõrduks, ma olen siin mitu mõtet segi pannud siin. Tontlikuks, eks ole, või muutud ise kodukäijaks, avastad ennast mingisuguses luupainajas. Ja siin on mul väga niisuguseks emblemaatiliseks näiteks on siin Kalju Lepiku 46. aasta luuletus, mis on mul ka välja otsitud näitleja Rein Oja lugemisel. Ma arvan, et ma panen hääle taustaks ja paneme teksti ka ette. Nägu koduaknas. Tahan suruda näo vastu koduakna mõranend ruutu. Kuulata tuttava käo aastaid lugevat kukkumist ja tunda, et kodu ei muutu aegade tuiskliivas. Tuul undab. Rohtunud rajal sammud mind rahutult viivad. Magab kui unine lind kodune maja. Kas sama tuttavalt eit ootab avatud uksel meid tuuli tallanud poegi? Kartlikult astun. Tuttava Lepiku taga vaikinud kägu. Koduaknast irvitab vastu võõra verine nägu. Nii, no võt. Seda loeti palju paremini, kui mina seda osanuks. Nii, mis siis rändamisega ja ränduritega on Eesti kirjanduses ja muidugi siis ka selline kodust ära igatsemisega. See on ju ka väga niisugune romantiline motiiv maailmakirjanduses ka, ega meie kirjanduses siin midagi häbeneda ei ole. Noh, Toomas Nipernaadiga Elitil, eks ole, kuulus romaan, hästi filmiks ka tehtud. Sellised emotsionaalsed, eks ole, poeetilised rännakud. Aga taustal kodu, kuhu naasta, eks ole, lõpus tuleb ju naine Katariina oli vist või? Tuleb järgi ja viib ära koju. Või isegi Ernst Enno Rändaja õhtulaul, mis on ju ka Anne Maasiku hästi tuntud viis, ma ei hakanud seda üldse välja otsimagi. Igavesti rändaja ja see ei ole nagu selline päris tontlik süžee. Ja kuni siis, eks ole, tõotatud maa
nii-öelda igatsemiseni välja. Eduard Vilde, Prohvet Maltsvet ja muidugi seda ma praegu ei ole veel uurinud või ma ei ole seda nagu tematiseerinud, jällegi siin oleks mul vaja natukene, kui keegi mind hariks natukene ka sellise kristlike allusioonide alal, et Anna Haaval näiteks ja nii mõnel on ka see päris kodu, surm kui päris kodu, see on, eks ole, mingi teatav niisugune, ma kujutan ette kuskilt piiblitõlkest või isegi niimoodi tulnud mingisugune selline liin ka on olemas. No vaat, eks ole, selline, noh, Runnelilt me teame, eks ole, on ju väga kuulus luuletus Kaua sa kannatad kurbade naeru, eks ole, selline romantiline lahkumine hobuse seinal, selline ebamäärane igatsus ja ma võib-olla laseksin Arvi Siig, on vaat nüüd meile uue maja luuletajatest või no ütleme siin mitte veel kaasaegsetest, aga sellise 20. sajandi teise poole luuletajatest Arvi Siig on hästi sellisest, tal on hästi palju sellist äraigatsusest kantud tekste ja minu arvates Vennaskond on ühe nendest väga sellise sobiliku meloodiaga ka nagu rikastanud, et oleks ma muusikateoreetik, siis ma analüüsiks seda meloodiat ka, aga võib-olla kuulame seda, kas me tervet laulu kuulame, meil siin aeg surub peale, aga natukene äkki ikka kuulame. Nii, mul on siin natukene algust edasi keritud. Mis tuledes, mis kutsuvad mind öös, hingade poole astub palju jalu, ei kaja vastu taevad tume löö, kui võõras saatus tuled küllalt kauged, kui elu inimestel lemmikraamatus või naise silmad kummaliselt rauged ja iga hästi kätte saamatud on tuled öös ja nende kõlev allus ei kutsu on, et kogu rahu kaob. Need tuled öös on lõputud kui algus, need tuled öös on tuleviku jaoks. Kui poleks neid, meid rahutus ei pureks ja igatsusi mõttele end ei tooks. Kõik soovid hääbuks, täitumatult sureks, jääks elu loomata me elulood. Jääks elu loomata me elulood. Saime vast juba aimu sellest nostalgiast, eks ole. Väga õnnestunud viiuliviis ju siia taustale ja kõike muudki. Seal kordab nüüd seda salmi määrates mitu korda. Järgmine kord võtan arengu ülesandeks õppida see slaidide jätkamine uuesti ära. Nii. Äärmiselt palju on Eesti kirjanduses just nimelt situatsiooni, eks ole, et kui mingisugusesse tuttavasse kogukonda, keskkonda, perekonda kuhugi saabub võõras, eks ole. See võib olla täitsa niisuguses Kitsbergi libahundi mõttes juba, eks ole, selline kasulaps. Igal juhul kuni päris sümboolses tähenduses välja ja Runnelit mul oligi kavas siin ette lugeda, mul iga kord ei ole teksti ette pandud, ma üritan selgesti lugeda. Igal juhul võõras on ohtlik ja kui poeetiline kujutlus nagu hoogu kogub või liikuma pääseb, siis ta muutub väga kergesti tontlikuks. Nii, siin on siis üks luuletus Runneli legendaarsest kogust Punaste õhtute purpur, mis sobiks siin, ta on küll õnneliku lõpuga, ma julgustan juba, lohutan. Marssis majja majuline, inimese kujuline, koera moodi koonukas, jorises kui joonukas, tümpsis tuppa, istus lauda, peitis hänna ahjuhauda, viskas voodi vintsuli, kerisele kintsuli, norskas korra, nohises, tõusis tuul, et kohises, õhk läks jäässe, õu läks härma, kari katku, kassid kärna, rotid roovile ronisid, lapsed suremas sonisid, päevlik päält läks mädanema, terve ilm lõi hädanema. Siis läks kukk ja siblist tuhka, röövli kurku, kui too puhkas. Korra pealt jäi norin katki, lürisemast lakkas tatki, hakkas lebask läkastama, hännaalust äkastama, küünitas veel veeni, jooma, ei tast saandki elu looma. Ja
noh, kõikides, eks ole, sellistes registrites, no väga tuntud ju Helvi Jürissoni Mägra maja, eks ole, ka lauluna näiteks ka kõikvõimalistest sissetungijatest. Ja võõrsile minek, ega sellega midagi rõõmustavat ei ole, see on ikka vaevaline, ei ole nagu sellist, noh, jah, nii palju kui seda nipernaadilikku ränduri himu oli, eks ole, või ära igatsust, aga võõrsile minek, sellel on ju ka igasugu selliseid põhjendusi ja vajadusi olnud. Aga nagu me teame, eks ole, mis on ka ju kirjanduses nüüd läbi kirjutatud, küüditamislained, kõikvõimalikud põgenemised, nii et see on kindlasti nüüd valdav miljöö, et see on sunnitud ja traagiline või traumeeriv minek, mis Eesti kirjandust kannab selles punktis. Ahah, vaat pelgalt kolimine, näed, mul on siin üks katkenud nüüd proosast ka natukene. Tammsaare, see on esimene peatükk Tõe ja õiguse esimesest. Kuidas siis minnakse Vargamäele? Vargale minnakse võõrsile, kui me siin näeme. Näete, millegi pärast kiskus noore naise, see on siis krõõta mõeldakse, eks ole, süda valusalt rinnas kokku. Valu ulatas nagu madalamalegi, tabas kogu elundite kava, mis oleks nagu naba ümber puntras. Jah, kunagi poleks ta osanud arvata, et temal võiks kord niisugune kodu olla. Tänini oli ta kodu all mõistnud põldu ja metsa, suurt laant, mis õhtuti heliseb, kui huigatakse või aetakse pasunat. Aga mis heliseks siin, kui tuleks lust lõõritada? Hüüavad siis sood vastu, hakkavad ravad rõkkama. Mul on väike katkend siit vahelt, et siis Andres ütleb, et saame ehk päikeseveeruks koju. Kas jõuame, kahtles naine, aga tema oli mõelnud kuidagi sõna kodu tarvitada, aga sõna jäi kurku kinni. Noh ja siis, eks ole, nagu me teame siis, mis seal kõik järgneb tões ja õiguses, siis võikski järgneda see miljöö, mida on siis mul ka eraldi loenguna plaanis teile tutvustada, mis mul on ka läbi uuritud ja kirjutatud temaatika kodutus kodus. Mis on siis jah, kus siis niimoodi puht kirjelduslikul tasandil ei ole midagi sellist, eks ole, et see kodu läks sul põlema või sind küüditati või oled kuskil maapaos, et sa oled põhimõtteliselt kodus, aga elu ei ole kodune. Eks ole, et need horisondid nagu ei toimi, koduses horisondid. Ruumilised düsfunktsioonid, mustad laed, kõik sellised asjad ja no muidugi kõikvõimalikud probleemid kodukaaslastega, suhteprobleemid, keegi on puudu, keegi on oluline, kes peaks kodus olema, mäletate, Jüri Jüdil uletust üks korralik pere ei taha, eks ole, et minnakse salaja, kus isa on puudu. Näiteks niimoodi. Ja või siis ka võib olla selline, et noh, raske isegi öelda, et see on selline atmosfäär, mis kogu seda teose tegevust, näiteks Jaan Oksa jutud, eks ole, talujutud, eks ole, jah, sellisest häälestusest kantud. Et me ei saa seal küll mingisugust kodusust välja lugeda. Ahah, mul on siin paar näidet muidugi, kuigi see on hästi niisugune, eks ole, see on nüüd selline ekstreemsus, noh, linnaruumis asumise ekstreemsus, Joel Sangal, eksterritoriaal. Ma vaatan, kas mul on mõttes ka no ma arvan, et sellest valmist piisab täitsa, et selle luuletuse meeleolu tunda. Visklen kui kuivale heidetud vaal, näen oma igaühist tund. Suurlinna piiril ei kellegi maal, libretab määrdunud lund. Suurlinna piiril ei kellegi maal, seal, kuhu lõppevad teed, voolavad kokku ja lahku fekaalheite ja looteveed. Igaühist tund, eks ole, siis noh, sellises keskkonnas nähakse või muidugi ma arvan, et
ma otsisin, mul on neid Jüdi Viidingu plaate terve rida, kus ta ise loeb, aga seda vist ei olegi lugenud või minul ei olnud, mul on ka lünklikult siit ja sealt hangitud. Ma oleks tahtnud lasta Jüri Lüüdil endal lugeda, hästi võimas luuletus minu arvates näete selle kohta. Üksi korteris ehk kodus, kodumaal, kurba suve vaatamas ja haistmas, seinal igavesti maalimata maal, pühad pildid väga kaugelt paistmas ja see kaugus, mille kallid kajad nagu küsiks isa silmadega, mida teha nende ilmadega, mil nii väga tõelist soojust vajad, kuid ei suuda ise kiirata. Nad on siin, mu külmad mõttekujud, et mind viimaks sisse piirata. Ja mõne ajast me meenutatigi ju ka inimesed, kes Jüri tundsid, mina olin muidugi siis alles Lasnamäe nooruk, kui Jüri veel elas või Juhan Viiding. Meenutati tema 30 aastat nüüd hiljuti sai täis Juhan Viidingu lahkumisest siit ilmast. Näete, siin on, eks ole, seda luuletust võiks kohe eraldi artikli raames analüüsida, kui jaksu oleks. Siin on väga palju, eks ole, korteris ehk kodus tinglikkust, kadunud isa, silmad ja kõike sellist muud ka, mis meie antud teemat ilmestab või nagu esitab. Nii, ma vaatan nüüd. Enne veel, kui lähme lõputõlgendusteni, ma siin lisasin tempot. Mul on siin üks tekstinäide veel plaanis selle teema juurde. Võib-olla, ma ei tea, kas te teate, aga tele- ja arvutivaatajad võib-olla paljud ei tea, et Juku-Kalle Raid on andekas luuletaja. Te teate teda rohkem, eks ole, teatakse niisuguse poliitikategelase ja ajalehetoimetajana ja niimoodi. Aga siin on mul ühest tema kogust, valikkogust ja teisi luuletusi. Ongi tal luuletus Kodu, mis on 3 lehekülge pikk, ma nii pikalt ei hakka ette lugema. Aga sobib meie antud alateema kokkuvõtteks küll. Ma mõtlen, kas ma loen. Okei, loen ainult siis selle teise salmi. Mis on kodu? Kodu on stagnatsioon, kodu on külmumine, kodu on osavõtmatus ja kohutav kurbus. Kui paistab võitüki sarnane külm päike. Kallis kodu, ma ei tahtnud niimoodi solvata, aga ma sülitan endale näkku sinuga rääkides. Ma pean. Nii, ja kuna meil on siin just niimoodi parasjagu natukene aega, et üks korrektne viisipärane loeng lõppsadamasse suunata, siis esialgseid ja võiks öelda visandlikke seletusvõimalusi, tähendab, ega ma nüüd oma selle uurimisprojektiga ei olegi siin nagu tohutut rohkem fenomenoloogia varju pugedes saab ka niimoodi vaadelda, esile tõsta, mõtiskleda, et mingisugust nagu tohutut teaduslikku läbimurret siin vast ei ole plaanis, aga juba artikliski esitasin 4 sellist hüpoteesi, mis ma arvan, et kui ühel või teisel alal targemad inimesed kunagi leiaks mingi formaat või võimalus kaasa mõelda minuga, siis nad saaksid neid hüpoteese kas süvendada või kõrvale heita arutledes, võib-olla juba tänagi siin. No muidugi sotsiotsentristlik seletusega seda ju ei saa, seda me nagu ei tahagi vältida kui me vaatasime meie sellist üldist kunstimõistmise skeemi, see ei olnud nagu selline müstifitseeriv või romantiseeriv, et kunst tekib, on kuskil täiesti omaette sfääris ja sinna ka jääb, vaid ta on, eks ole, eluringluses ikkagi ka. Ta tekib, kunstnikeks saavad need elavad inimesed oma elulise taustaga, nad loovad elu ja kogemuse ainesest, et need seosed on ikkagi loomulikult, sellega muidugi on liialdatud, eks ole, selline positiivistlik, nõukogude ajal ka kehtinud positiivistlik seletus, eks ole, et me peaksime kõik tagasi viima sotsiaalsetele oludele ja autori siis vaadata, et ema oli hell, aga isa oli karm, eks ole, Juhan Liivi isa ei tahtnud teda kojugi tuua saunast, et ta tahtis tütart ka, see oli vist 9. poeg või, 2 päeva siis
vihastas, seda võite lugeda Arne Vinkli eluloost, et siis sellepärast sellist luulet kirjutas. Aga no Tuulte maa, eks ole, meie maa kui Tuulte maa, traagiline ajalugu, millest pole ju puudust, eks ole, ja väikerahva ohutunne, pidev küsimus, eks ole, et kuidas su kodu püsib. Ma arvan, et seda ei tasu praeguses ajaloohetkes ei ole vaja ka pikemalt hakata kommenteerima, milles selline ohutunne võiks seisneda või kuidas ta võib ka siis seda kodu kui teatud sümbolit muidugi siis häälestada meie sellises ja loomulikult siis ka veel kiire moderniseerumise niisugused hüpped, eks ole, nagu on analüüsitud, et kõik need tragöödiad ja moderniseerumise eluviisi ümberkujundamise muutused on hästi kiiresti aset leidnud siin. Nende samade kirjanike näol ka, kes meie uut kirjandust rajasid, eks ole, tulid viiskudega talud arest ja pidid hakkama euroopalikku sümbolismi, euroopalikku dekadentsi looma ja kandma ja selleks sobilikku keelt ja tegid ka päris palju ja hästi. Muidugi siis võime kahtlemata loomingu psühholoogilist seletushüpoteesi kaaluda. Kirjaniku erilisus, milline psühholoogiline konstellatsioon on kirjanik või siis, eks ole, nagu me siin juba kõhklesime Lutsu näitel, et eks ole, niipea kui see kunst muutub väga selliseks nagu väga lõbusaks, väga selliseks õdusaks, et siis on juba niisugune nagu klišeeliku või niisuguse nagu banaalsuse oht. Et nagu Franz Kafka on selle kohta niimoodi oma päevikus kirjutanud, mul on artiklis selle kohta märge, kirjanikud räägivad haisu. Või siis muidugi, mis meil ka küsimärk oli juba eelmisel loengul, et kui Hölderlin ütleb veel ka seda, et luuleliselt elab inimene selle ilma peal, et inimene on see, kellel on, eks ole, luule, kellel on kunstilised kogemused, ta ei neeldu oma sellesse, ütleme, oma ilma, mida üks küll ütleks, ütleme, nagu loomad. Et siis ju me võime rääkida kirjanikust kui kodutust, me võime rääkida ka niimoodi minna sellise antropoloogiliste spekulatsioonideni välja. Siin on mul näiteks Visnapuult üks väike salm. Oo, kui meeletult õudne ja õnnetust sajab südame sellisest perest. Kodukäija inimen vaid ja kodukäijate verest. Selline väike antropoloogiline vinjett. Vaat eeskujude välismõjud, siin on jällegi nüüd, kui keegi viitsiks mulle kaasa arutleda, ma tean, Eestis on ju need saksa ja baltisaksa kirjanduse asjatundjad. Et Eesti 19. sajandi kirjandus, eks ole, kust need kõik need motiivid ja võrsed on arenenud, eks ole, ta sai ju toidet, ta arenes välja saksa romantismist, uusromantismist, ma saan aru, eks ole, paljuski sellistest mõjudest ja kui me jõuame siin nüüd mul on nagu loengute järjekord peas nüüd segi, aga kui me hakkame vaatama seda kodutus kodus, kui me hakkame analüüsima Koidula ja Laiaääre tänavas kodu, siis eks ole, see on tegelikult ju alamsaksa tõlge. Mugavus võiks öelda peaaegu tõlge ikkagi, vahed on väiksed. Või laiemalt lääne kirjanduskaanoni matkimise, eks ole, Odüsseiast alates juba selline nagu traagilisk-kangelaslik võitlus kodu eest või selle tagasiotsimine. Eeskujude välismõjud vajaksid läbi mõtestamist, kui tahta seletusi otsida kogu sellele asjale, mis me siin vaatlesime. Ja ka enesekolonisatsiooni hüpotees on ju midagi sellist, mille võiks korraks lauale tõsta. Jan Kaplinski on seda arendanud, kes oli hea folklooritundja, et ühesõnaga kirjakeele nagu forsseerimine, murrete tõrjumine, kunstluule, just nimelt siis selle euroopaliku, saksaliku kunstluule esiplaanile tõstmine ja rahvalaulu nagu teatud koos kõik muud eluviisi muutused, eks ole, aga et need nagu hävitasid siis teatava, kuna Eesti, ütleme siis Eesti piirkondades elavad murdekillud, rahvakillud
olid päris arhailise elutunnetusega, võiks öelda, säilinud siin ajaloo tõttu, et selline animistlik rahvalik elutunne, seda on ka Jaan Undusku uurinud, nii-öelda kaob, midagi võõrast võetakse üle, see natuke arendab välismõjude eeskujude hüpoteesi, võetakse üle ja siis selles ei ole siis nagu nii mugav ja nii hea, eks ole, see vajab alles, see kõik on siis toores, eks ole, nagu see eesti keele Aaviku projekt oli, et see kõik vajab alles veel 20. sajandil vajas alles nagu niisugust parendustöö loomist, uueks loomist, et saaks seda euroopalikku kõrgkirjandust teha täies mahus ja täie kõrgel tasemel. Jah, need on esialgsed ja eks nad siin loodetavasti võib-olla arenevad meie järgnevatel loengutel, sest praegu ma vaatan seinakella, kui see ei valeta, siis on meie akadeemilise loengu aeg läbi saanud. Ja tänan kõiki kuulajaid teispool ekraani, nendega meie suhe kohe katkeb, aga kuulajad siin saavad mind veel küsitleda ja pinnida. Aitäh kõigile!